Me liigume nüüd siin linnas ringi, täna on pühapäev, käisime just brunchi söömas ja hetkel oleme otsimas kurke, sibulaid. I'm just forgetting what they are in Estonian. Yeah, exactly. Et teha nii-öelda kompotte. Nii et that's what we do. Tšauki! No nii, nüüd on juba mõne päeva möödas sellest ajast, kui me vaaritasime nii-öelda. Meil on see asjad siin üleval, endiselt olemas. Pole veel väga palju neid maitsnud, aga on valmis kasutamiseks nii-öelda. Tšauki! Ma olen väga pikalt olnud haige ja mul on hetkel kõrvapõletiks alles kõrvas. Viimane video oli selle kohta siis, mis on need esimesed sammud, mida sa peaksid tegema, et asustada firma. Kui sa pole seda vaadanud, minge tagasi, aga muidugi üks esimesi samme on ka nime valik enda brändile. Ma ütlen kohe ära, et tegelikult brändi nimi ja firma nimi ei pea olema samasugused. Et minu firma nimi ise on tegelikult muutunud 3 korda, aga brändi nimi muidugi peaks olema defineeritud, mille kaudu siis inimesed teavad sinu brändi nii-öelda. Ma olen enda elu jooksul isiklikult asustanud 3 brändi. Nimevalikuga olen olnud osa ka 2 teisest brändist. Ehk mul mingis mõttes kogemust on ja miks mitte siis jagada teiega seda teekonda, kuidas nimevalik toimus erinevate firmadega või mis oli minu approach sellel. Kuna väga tihti inimesed on öelnud, I don't have no idea ja me kõik oleme seal olnud, et see nimi peab tunduma sulle ka õige. Ehk võta aega selleks, et valida õiget nime enda brändile. On erinevaid võimalusi, kuidas sa seda nime teed. 5 võimalus, kuidas nime valida. Üks nendest on siis firma on sinu nimega. See võib olla ka lühend sinu nimest. Näiteks Fennikviti esimene nimi oli tegelikult Birkt. Ehk siis minu nimi on Birke Kool, siis selle lühend oli Birkt. Ta võid panna ka täiesti enda täisnime näiteks. Siis muidugi on võimalus panna midagi, mis kirjeldab, mida sa teed. Et näiteks kui sul on lillepood, siis sa panedki selle nime sisse ka Flower Shop. Näiteks mu ema lillepood on kutsutud Leksiine Lilleäri. Või siis kirjeldada kogemust. Ehk kui sa oled coach, mentor, midagi iganes, siis sa tegelikult mentorship või mis iganes panna sinna sisse. Või mis tunnet see kogemus või see teenus inimesele pakub, ehk siis kogemuse põhjal. 4. võimalus on Out of Nowhere nimi põhimõtteliselt, mille alla ma ütleks põhimõtteliselt Fennikvit, to be honest, et seal on küll mingi seosed olemas, see ei ütle sulle otse ära, et see on spordirõivaste firma näiteks. Ja muidugi on võimalus make up the name põhimõtteliselt. Mul konkreetselt hetkel ei ole selle kohta näidet ühtegi, aga rahvusvaheline firma Google on välja mõeldud nimi, ehk siis ei pea olema alati seost millegile. Nüüd, kui te teate nimevaliku võimalusi, kuidas seda kõike teha, siis kuidas üldse seda alustada seda protsessi. Kuidas ma Fennikvitiga tegin, siis Fennikviti nimi tegelikult algselt oli Birkt. Ja ma sain aru, et Birkti sobis brändi nimeks, kuna tegemist on pigem naiseliku nimega, aga kuna minu siht on ikkagi selles mõttes laieneda nii meesteturule ka kui lasteturule whatsoever, siis minu siht oli ka see, et nimi sobiks nii naistele kui meestele. Ja tänu sellele mingi aja jooksul tuli nimeks Fennikvit. Kunagi ei launchinud brändi Birkti all, ehk ma tegelikult võtsin väga palju aega, et seda defineerida. Väga tähtis on sul teada, nagu ka eelnevas videos öeldud, tea enda business case'i, kes on sinu sihtgrupp. Ehk kui on mehed
siis suuna natukene masculine nimega nimesi. Kui on naised, siis sa võid vabalt midagi naiselikumat nime välja mõelda. Ja kui on mõlemad, siis mõtle ka neutraalset nime välja. Samuti näiteks Fenifit on turul olnud 4 aastat ja ma pole selle siiamaani tegelikult meestele kollektsiooni välja toonud. Aga ma ikkagi tean, et ma soovisin tuua. Ehk siis ma pidasin seda tuleviku vaates juba meeles nii-öelda. Nii, ja kuidas see nime valik siis välja nägi, vähemalt minu olukordade puhul nii-öelda. Otsi endale firmad, nimed, ka samuti vaata konkurentide nimesi, et mis sulle meeldib ja mis sulle ei meeldi. Ma toon teile jällegi näite. Fenifiti formaat sai tegelikult inspiratsiooni Gymsharkist, kuna mulle meeldis, kuidas oli Gym ja Shark. Ja nagu teate, siis Fenifit on ka Fenifit. Ehk see on mingis mõttes ka ikkagi aktiivsusega seotud ja natuke liikuvusega seotud nii-öelda. Ehk ma mäletan, mul oli Excel file kõikidest nimedest. Ma panin sinna mingi Koala Fit, Shark Fit, siis Eagle Fit, siis Eagle Gym ja kõike niimoodi ma hakkasin panema kõiki asju kokku. Mul oli kindel arvamus, et minu nime sees peab olema mingi lahe loom. Fennik on tegelikult Fennik Fox, sellest inspireeritud. See muidugi ei tulnud ka üleöö. Ma pidin väga palju sügavuti kaevama, et leida looma, mis ei ole näiteks elefant või siis tiiger. Ehk siis kindlasti brainstormiga väga palju ja valige nimesi välja ja reaalselt mina brainstormisin võib-olla 200 erinevat nime, kuniks ma jõudsin Fenifitini nii-öelda. Üks tähti asi on silmas pidada, et seda oleks lihtne öelda. Fenifit on pigem lihtne öelda, kuid ma olen teadlik ka, et väga paljud inimestel on väga raske seda öelda. Ja kõige tipuks, ütleme niimoodi, et sa leiad selle nime, siis tegelikult see ei lõppe sellega. Kui sul on veebipood, kui sul on ükskõik mis veebiplatvorm, siis sa pead kindlaks tegema, et enda soovitud domeeni nimi on olemas. Ja tänapäeval aina keerulisemaks läheb leida lihtsalt nime, mille domeeni nimi on olemas. Nimi tuligi niimoodi, et sa põrgatad põhimõtteliselt, teed selle listi ära, leiad selle ühe nime, vaata, kas domeen on olemas, ei ole olemas, lähed tagasi. Siis leiad selle nime jälle, vaata, kas domeen on olemas, ei ole olemas, lähed tagasi. Ehk see on väga palju back and forthi näiteks. Et seda pidada ka meeles, et kui sul on ainult Eestile suunatud, siis tegelikult valiku võimalus on palju suurem. Et ei pea olema ainult com. Fenifit ise oli rahvusvaheline firma, siis mul oli tähtis, et mul oleks com olemas. Ma toon teile ühe nipi samamoodi. Mul oli kunagi, kui te olete mind jälginud, siis meil tegelikult üks esimesi firmasi oli ka kookoskausside müümine. Selle nimi tegelikult oli välismaa nimi, ehk siis Raw Amy. Mulle kohutavalt meeldis see, kuna see oli Toores hing oli selle nimi. Ehk ma panin 2 rahvusvahelise keelt nii-öelda kokku. Raw oli siis inglise keeles ja Amy oli minu arust, ma ei mäleta, kas see Hispaania või mis keeles see oli. Väike nipp teile, et kui tõesti te ei leia nimesi, siis võite vaadata ka välismaa poole. Aga pange kindlaks, et ühes keeles ei tähenda see näiteks hinge ja teises keeles tähendab midagi roppust nii-öelda. Et see on ka võimalus muidugi. Vaadake synonüüme näiteks, et sealt tulevad võib-olla väga unique nimed välja. Ühesõnaga, see oli siis video. Võtke aega enda brändi nime valikul, et on tähtis, et see brändi nimi tunduks õige, et sa ei pane ka enda lihasele lapsele nime, mis võib-olla sa ütled, võib-olla muudame ära. Et sa proovid ikkagi 100% kindel olla sellest. Et pigem võtta natuke kauem aega, kui siis vähem aega. Brainstormi hästi palju, meeletult tähtis, küsige teiste arvamusi. Ma loodan, et sellest oli kasu. Pange thumbs up, nii et ja näeme järgmises videos. Tšauki!